ruumi loomulikult väheseks. Lisame siia juurde libeda tee ning äärmiselt halva nähtavuse ning publikut köitvat actionit saabki küllaga. Illatärbi autol numbriga 3 asus sündmuste keskpunkti Valdur Reinsalu. Stardi järel jäi tema müksust rivi lõppu Ülo Värnik. 4. ringi lõpus langes Kolari tagajärel liidrikohalt 6. Allain Karuse. Kõige selle tagajärel suri Reinsalu purunenud radiaatoriga gaasik ise samuti janu kätte. Reinsalul ei ole ju pidureid, eks ole. Nii on minu arust see on kõige nahaalsem möödasõit, eks ole, sa lükkad kolleegi konkurendi otse põllu peal, eks ole, nii oskab iga loll sõita. See ongi võitlus, võitlus parema koha peal ja kui seda võitlust ei ole, siis ei ole mõtet sporti pidada. Spordis võidab see, kes rohkem kannatab. See oli ees, Ruikanen ja ma talle sisse ja teised ammu läinud, kus ma lähen. Ja viimases nägin ja pool ringi ära ja võtsin 4 mees veel maha. Nägin. See oli ees. Ütle, kuule, kas on lahal? Nii, näed, mis karusele ka tehti. Esimene lükkab ära põllu peale. Ma niimoodi ei tea. Nüüd aga Kogula rallikrossi kõik sündmused järjepanu. Eesti meistrivõistluste avaetapp kujunes üleootuste võitlusrohkeks. Jaanuarikuu viimase nädalavahetusel alustati Saaremaal Kogula rallikrossi rajal Eesti meistrivõistlusi, kus juures 5 tunni jooksul võis rajal näha nii sõidu- kui veoautosid. Väiksematel liikuritel on tänavu kavas ühtekokku 6, suurematel 8 osavõistlust. Konkurentsi tiheduse üle ei saa nuriseda vanade heade GAZ-tüüpi veoautode klassis, küll aga sõiduautode klasside osas, sest 1600 kuupsentimeetrist autode klassis oli näiteks stardis vaid ühtekokku 4 konkureerijat. Ehk peitub põhjus eestlaslikul suhtumisel, alguses ei saa vedama, pärast aga pidama. Pakun välja, et mitte, sest võistlejate rivi lühenemine on stabiilne viimaste aastate protsess. Autosport on liig kallis. Kahtlesime ja mõningat kinnitust saime ka asjaosalistelt. Asi ongi just tahtmise taga. Nii et ma arvan, et need autod, millega siin sõidetakse, ei ole sugugi kallid ja nad on küllalt odavad autod, nii et siin on rohkem oma tööd tuleb teha ja on võimalik täiesti ehitada hea konkurentsivõimelised autod valmis, nii et ütleme, kõik on suurem osa oma tööd. Kui ainult kodust tuleks luba pärnaiselt, et mees võiks minna garaaži istuda ja seal putitada, ma usun, et neid tahte tuleks juba isegi. Seda muidugi, see põhiprobleem ongi. Veoautode klass, kus osalejaid 17 ning RT rutates olgu öeldud, mehed finaalsõidu eel 2500 kuupsentimetriste väikeautode haaravast etendusest nõnda palju särtsu sisse said, et publikule veelgi enneolematu lõppetenduse andsid. Kõigepealt siiski 3 eelsõiduvoorust, igas neist peeti 3 starti, mille põhjal 8 otse finaali pääsejat selgitati. Võrdsaid mehi stardis terve rida. Marko Luhtein number 5. Mullu sügisel krossisporti naasenud Helmut Tuusmägi number 11. Allan Karuse number 1. Ülo Värnik number 6. Aare Teder number 8. Valdur Reinsalu number 3 ning mitmed teisedki. Esimeses voorus sõitis 4 ringiga parim aja välja Marko Luhtein, kes vahetuskonkurentsis alistas 2 sekundiga paremuselt teise aja väljastanud Reinsalut. 3. sõiduaja sai enda nimele teise stardi võitnud Allain Karuse, kes vahetuskonkurentsis jättis omakorda enda selja taha Ivo Ligi ning teise seas ka Ülo Värniku, kes vaatamata heale stardile näpuga tõttu rivi lõppu jäi. Teise eelvooru parim ajaga tagas endale maksimaalselt hea punktisumma ning ühtlasi A-finaali esimese stardivaliku õiguse Luhtkein, kes seekord alistas vahetusduellis Karuse, muide selles voorus üldarvesse teise aja saanud konkurendid. Teise vooru teine start oli üldse vooru kiireim, sest 3. aja saanud Veiko Liuganen sai kokkuvõtteski 3. koha punktid. 3. voorus varem eelsõitude võidu taganud Luhtkein enam tulilindu ei püüdnud, kontrollis tehnikat ja sai kirja alles 11. aja. Vooru võidu võttis aga nädal varem Tartu võistlustel 3. tulnud Sigmar Tammemägi, kes hiljem 2 esimese vooru ebaedu tõttu siiski B-finaalis jätkama pidi. Tammemägi järel 3 sekundit hiljem lõpetanud Liuganen sai ka vooru kokkuvõttes teise koha ning hea stardipositsiooni otse A-finaali. Valdur Reinsalu sai teise vooru ebaõnne kõrvale seekord vooru 3. aja. Oma 3. stardi võidu eest sai ta ka hea stardikoha A-finaali. Allain Karuse, kellel selle vooru start ebaõnnestus, jättis sõidu katki teisel ringil, kuid hea lähtevalik temalegi A-finaalis. Nüüd aga kõigepealt B-finaal, kus parimalt positsioonilt startinud Ivo Ligi number 7 asus koheselt juhtkohale. Mart Kork ja Riivo Mesila kaotasid aga 2 parema hulka jõudmise lootused juba stardikurvis ja seda pärast omavahelist raginat. Ligi suurendas oma edumaad kiiresti ja juba poolel võistlusmaal oli selge, et kui tehnika alt ei vea, on 1-2 A-finaali vakantsetest kohtadest juba autori leidnud. Ligi ei vääratanudki ning kindlalt esimesena oligi ta finišis.
Teise B-finaalis edasipääse osas jagasid maad aga Rain Teras number 21 ning Fred Nelma 18. Nelma oli kogu distantsi vältel jälitaja rollis ning paraku sinna ta ka jäi, teisena üle lõpujoone Teras. Ja nüüd A-finaal, kus väga oluline, kuid veel mitte midagi paikapanev oli start ja selle järgne esimene kurv. Parima lähte sai Allain Karuse, tema järel teisena jõudis Mäkke Tammemägi, seejärel juba ühtlases grupis kõik ülejäänud. Sealjuures eelsõitude võitja Luhtkein surus end ebaõnnestunud stardi järel avaringi lõpuks 3. positsioonile. 4. kohale asus Reinsalu, 5. Priit Liblik ja alles 6. Uusmägi. Ülo Värnik oli harjumatul viimasel 10. kohal. Sündmusi oli selles sõidus väga palju ja jätkus igale ringile. Teise ringi keskel langes rajaäärisesse sõidu tagajärjel Tammemägi teiselt positsioonilt 5. 3. ringi alguses sai Priit Libliku 3. positsioonile kirstukiviks libe kurv ja mehel vedas veel, et langes vaid 1 koha võrra tahapoole. Mõni mees pidi siginas-raginas pool kasti tee peale jätma, aga egas sõit katki jäänud. 4. ringile mindi järjestuses Karuse, Reinsalu, Luhtkein, Liblik, Tammemägi, Uusmägi. 9. oli langenud Veiko Liuganen autol number 50. Tema auto kapoti kinnitusel järele andnud ning nagu lipp vardasse tõusnud. Esimeseks katkestajaks osutus Rain Teras autol numbriga 21. Vahetult enne eelviimasele ringile minekut oli võistlejate rivi eesotsad kadunud Allain Karuse. Hiljem selgus, et mehe 7. kohale puksijaks oli Reinsalu, kes ka oma radiaatorit vigastas, ent esialgu liidri kohale tõusis. Taas pidi 1 koha võrra tahapoole nüüd juba 5. langema number 40 all Tammemägi. Põhjuseks sõit kummidesse, sellest segadusest võitis aga omakorda kõige enam just Ligi, kes 7. positsioonilt 4. tõusis. Viimast ringi alustas veel esimesena Reinsalu. Vesi tilkuvast radiaatorit sai aga õige pea otsa ning mitut konkurenti puksinud raudratsu seiskus. Liidriks tõusis nüüd Marko Luhtkein, teiseks Priit Liblik ja 3. Ivo Ligi. Ja enne kui finišikurvi jõuame, vaatame veel veidikene tahapoole. Viimase ringi ilunumbri pakkus veel Uusmägi-Tammemägi duell. Viimasele juba 3. väljasõit selles stardis ning seekord jäi see ka ühtlasi saatuslikuks. Finišilipp ning teenitud päeva esikoht Luhtkeinale, teisena ruudulipu alt läbi Priit Liblik. Ja 3. avaringi 8. positsiooni järel jõudis lõpuks Ivo Ligi, kellel hoogu pärast finišit veel ülearugi jäi. Päevakangelane aga siiski kas 51A-ga sõitnud Luhtkein. Eks see kogemused maksavad ikka kõvasti, sellepärast et selline sõit nagu siin oli, et nähtavus oli 0, aknapesu jõudnud seda pori enam ära pesta ja raja peal pidevalt kohad vahetused. Siin oli tarvis lihtsalt, et seda aastatepikkune kogemus ikka mängis oma ralli siin.